Usun, et enamik meist on tundnud sellist kõrvetavat tunnet kurgus ja rinnus. Ja tavaliselt lööme sellele käega, sest see on selline mööduv nähtus, aga kui see on püsiv nähtus, siis on tegu refluksiga. Ja kuidas siis sellega hakkama saada ja kuidas seda siis ebamugavust natuke ravida? Mis asi on see refluks ja kuidas see siis tekib? Kui refluksi olemust hästi lihtsalt seletada, siis maosisu, kus on maomahlad, happed, ensüümid, siis ta ei ole mitte kõhus ja liigu sealt edasi, vaid ta liigub söögitorru. Ja kui nüüd see maosisu, need happed ja pepsiinid jõuavad söögitorru, siis ta kahjustab siis söögitoru limaskesta. Ja mida me siis refluksi puhul tunneme on see, et rinnus ja söögitorus on selline põletav ja kipitav tunne. Suhu võib tekkida selline happeline või mõrkes maitse, valulikkus rinnus, häälekähedus võib tekkida ka näiteks neelamisel raskusi või valulikkus neelamisel. Aga millegipärast tihti aetakse seda segamini külmetuse või lihtsalt kurguärritusega. Aga millal peaks siis aru saama, et tegu ei ole lihtsalt külmetusega, et tegu on ikkagi refluksiga? Kui refluksile viitavad sümptomid esinevad seal rohkem kui 2-3 korda nädalas ja see kestabki nädalaid või rohkem ja ta hakkab segama su und ja söömist, siis tuleb kindlasti rääkida oma arstiga. Nüüd aga on olemas toode nagu Vaia Stop Reflux, mis ongi mõeldud tegelikult reflukssümptomite leevendamiseks ja tegelikult toime tekib juba seal 3 minuti jooksul. Vaiad tuleks siis võtta peale sööki või enne magama minekut või vastavalt sellele, kuidas arst on soovitanud toimida. Ja kui tavaliselt tooted põhinevad seal võib-olla 1-2 toimel, näiteks lihtsalt happe reguleerimisel, siis vaial on 3 väga olulist toimet ehk ülesannet. Loomulikult ta vähendab siis happesust. Teine väga oluline asi, ta sisaldab alginaate, mis tekitab maosisule sellise füüsilise barjääri, et see maosisu, need happed ja pepsiinid ei jõuaks söögitorru. Ning kolmandaks, tal on sees kombinatsioon hyaluroonhappega, kondroitiinsulfaadiga, mis siis taastab ja kaitseb söögitoru limaskesta, sest söögitorul endal hapet ja pepsiini vastu kaitset ei ole ja sellest see probleem seisnebki. Ja kui me räägime alginaatidest, siis mida sisaldab ka vaia, uuringud ütlevad, et see on kuni 4 korda tõhusam kui näiteks need tooted, mis põhinevad antatsiididel. Ja see tähendab, et on väga oluline, et sa vaatad, mis on toote sees, eriti kui on sellised mured. Aga neid tooted leiate Hoiameedi e-poest ja saate rohkem refluksist lugeda ja ta on kuni kuu lõpuni tutvumishinnaga ja praegu meie e-poes, kuid varsti on saadaval ka apteekides.